tere, ma proovin täna natuke teistmoodi läheneda sellele asjale, sest ma olen lihtsalt veits kettas. Ma lihtsalt rändin teile. Kui sa ei ole nüüd Kivial elanud, siis sa oled näinud uudist päris palju Tervisekassast. Tervisekassal on suht suured rahamured ja nüüd on siis välja tuldud sellega, et 22. augustil ilmus ERR-is artikkel, kus Tervisekassa juhatuse esimees Rain Laane ütleb intervjuus, et perearstid nimistuid võib suurendada päris palju, sest et perearstid hakkavad kasutama tehisaru ja siis on hästi. Okei. Mis asi see tehisaru on? Ma lugesin seda artiklit ja ma tahaks teada, need inimesed seal juhatuses, et mida nende jaoks tähendab see tehisaru ja kui palju nad saavad aru, mida see sõna nagu tähendama peaks. Ja mul on lihtsalt nagu tunne, et ühiskonnas enamus inimesi arvab, et tehisaru tähendab ChatGPT. Tehisaru on nii palju laiem, see on umbes nagu, ma ei tea, kõik pöidlad on sõrmed, aga kõik sõrmed ei ole pöidlad võrdlus. Ja nüüd, kui tuleb Tervisekassa juhatuse poolt selline signaal, et tehisaru hakkab tegema ja kõik läheb heaks, siis mul ongi küsimus, et kas nad mõtlevad, et see on nüüd nagu ChatGPT või nad mõtlevad, et nad loovad uue keelemudeli, sest et meil on maailmas miljardeid ja triljoneid väärt firmasid, kes oma tehisaru mudeleid loovad. Olgu need keelemudelid, olgu need mingid muud mudelid. Nende mudelite arenduseks pannakse magama miljardeid. Et kas me anname ChatGPT perearstile või me loome mingi enda asja? Jah, DeepSeek tegi ainult miljonitega enda hea siukse kõva mudeli, eks ju, et võib-olla teeme milkudega ära. Ma ei tea, ma ei kujuta ette. Selles artiklis on 5 korda mainitud sõna tehisaru, see on pealkiri, juhtlõik ja siis nagu sissejuhatavad kohe öeldakse tehisaru ja siis on ühe koha peal öeldud, et tehisaru aitab epikriise kiiremini koostada ja viib efektiivsema ravimiseni. Ja ma saan aru, see epikriisi koostamine, sellega jumala hästi saavad hakkama tänased keelemudelid, eks ole, eeldusel, et ma teen tööd, annan sinna sisendinfo, see sisendinfo on täpne, ma kontrollin pärast selle asja üle, tihti pean parandama ja siis on see efektiivsema ravimiseni, ma täpselt ei tea, mis see veel tähendab. Aga kas Tervisekassa juhtkond teab täpselt, millest nad räägivad või on tehisaru lihtsalt märksõna, millega nad loodavad probleeme lahendada? Ma kardan, et see on täpselt see tehisaru lagedus, millest ma räägin. Mida see teeb? Mis asi see tehisaru on? Ma ei saa aru. Ja see on see, kuhu me oleme jõudnud veits siin selle nagu ühiskonna ja see on see, miks ma neid videoid siia teen, et me saaksime kõik rohkem aru, sest et kui need tüübid, kes nagu poliitiliste otsuste ja rahapakkidega löövad, ei saa aru, mis see on. Ma ei taha kellegi liiga teha. Mul endalgi on, näiteks selles kontekst, ma ei tea, mida nad mõtlevad. Ma ei saa aru, mis see tehisaru seal tähendab. Et kui neil on mingi nagu selge arusaam, siis üliäge. Ma lihtsalt kardan, et ei ole. Ja mina kui nagu lihtsalt tavakodanik, kes nagu üritab teemas orienteeruda, ma olen nii lost. See, et tehisaru teeb kõike paremaks, on põhimõtteliselt nagu öelda, et aga anname neile auto. Ma ei tea, auto teeb ju nagu hästi asju või? Mida ta teeb? Kuidas ta teeb? Ei saa aru sellest, Pange tehisaru, küll läheb,